No minu jaoks see peamine küsimus on see, et see on selline tarbetu vägivald, et kui on olemas tänapäeval lahendused, kuidas saavutada seda, mida siis vanasti karusnahkadega saavutati, seda, et inimesel on külmas kliimas soe. Et kui on olemas tänapäeval lahendus, mis võimaldab seda sama eesmärki saavutada ilma, et loomad peaksid siis kannatama tarbetult, et miks me siis selle praktikaga jätkame. Võib-olla mõistan paremini isegi neid inimesi, kes võib-olla teatud, kui nad räägivad, eks ole, seal mingitest traditsioonidest, mis on seotud toiduga, eks ole, et sellest saab veel paremini aru, aga siin antud juhul nagu pole minu meelest küll mingit head argumenti, miks peaks seda praktikat jätkama. No, ma ei mäleta enam täpselt, kus see oli, aga ühel hetkel sa saad teadlikuks sellest, et millised tegelikult need tingimused seal karusloomakasvatuses olevate loomade jaoks on. Et kuni sa ei tea ja sa ei mõtle selle peale, sa nagu ei keskendu sellele. Ma arvan, et see oli ilmselt selline, et sa näed, eks ole, või ma nägin kusagil pilte, videomaterjale, mida aktivistid siis levitasid. Ja kui sa seda nagu näed ja sa oled empaatiavõimeline inimene, sul on süda sees, et sa saad nagu kohe aru, et see ei ole õige, et nii ei peaks tegema. Ja teiseks on see, et võib-olla kui palju inimesed ise puutuvad kokku loomadega, et kui sa kas või lihtsalt, ma ei tea, koerte ja kasside, selleks tavaliste koduloomadega, et kui sa nendega rohkem kokku puutud, sa saad aru, et okei, et nad ei ole nagu päris nagu meie me ei saa nendega juttu rääkida või doominot mängida, aga et neil on tegelikult ka selline ikkagi oma väga mitmekülgne nagu mõtte ja tundemaailm. Ja kui sa sellest saad aru, siis sa tegelikult saad aru, et ka tegelikult see karusloomakasvatuses olev loom ei erine sellest mitte kuidagi viisi tegelikult nii nendest loomadest, kes meid ümbritsevad võib-olla koduses keskkonnas kui ka sinust endast, et kõik nad on nagu ühtviisi sellised tunnetega ja teadlikud olendid, et kuidas ma siis võiksin olla vastupidisel seisukohal või öelda, et okei, et ma olen seda näinud, aga et mind ei huvita, et piiname nagu edasi.